Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Kesk- ja selginemine. Meie oleme Angela ja Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas elada oma igapäevast elu nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Tänases osas võtame fookusesse meie kõige keerukama ja võimekama organi, meie superarvuti ehk aju. Külaliseks on meil ajutervise spetsialist, kellega räägime sellest, kuidas keskikka jõudes oma vaimset heaolu toetada. Uurime, mida igaüks meist saab ise ära teha erinevates eluetappides, et vaimset erksust säilitada kõrge vanuseni. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Tere hea kuulaja! Kuulate uut episoodi podcastist Kesk- ja selginemine ja täna räägime ajutervisest. Mina olen Angela. Mina olen Riinu. Ja meiega on koos üks särav külaline, Eveli Raudmets. Eveli ütleb, et tema on ajutervise treener, neurodekodeerimise spetsialist ja strateegiline coach. Nii lugesin tema kodulehelt. Kuna ma väga hästi üldse, või tegelikult üldse ei tunne Evelit, siis luban sulle ennast täna ise tutvustada kuulajatele. Tere ja tänan kutsumast. Nagu sa kodulehelt lugesid, tõesti pikad ja keerulised nimed ja sõnad on ju. Ja. Aga ütleme lihtsalt, ajutervise treener on hea termin ja minu töö on siis inimeste juhtimine, ütleme juhendamine, juhatamine ajutervise juurde tagasi ja iseenda juurde tagasi. Minust siis natuke. Oma põhihariduselt olen ma üldse mehaanikainsener ja kuidas on seotud nüüd sellega, et ma ajuga tegelen, on see, et mind huvitab ja ma tahan aru saada, kuidas asjad töötavad. Alustasin ma masinatest, jõudsin siis inimesteni. Et naljaga pooleks, et inimene on see järgmine huvitav masin, mida siis mõista ja õppida. Nii vist ongi, eks? Ja see, mis mind siia tõi, on ikkagi enda valu ühel hetkel, et ei saanud ma seda abi, mida mul oleks vaja olnud ja seetõttu ma hakkasin kõikest ajuasja siis õppima. Ja kui ma seda õppisin, sain ma aidata oma lähedasi peret ja sealt edasi siis juba vaatasin, et äkki minu teadmistest oleks ka teistel abi ja siis tasapisi ma niimoodi jagan neid teadmisi. Ma küsin kohe siia vahele, et see ajutervise teema on mulle tundub suhteliselt värske, et see ei ole väga pikka aega, vähemalt mulle tundub, minuni see pole jõudnud, et kus seda üldse õppida saab? Jah, tõesti, me ei mõtle ju selle aju peale, mis meil peas on, me ei näe teda. Mina õppisin Ameerikas, Aamen kliinikus, et ma seal koha peal käinud ühtlasi ka siis neuropsühholoogi juures ka ikkagi Ameerikas. Et kes mu ühendajad kõik on nad seal USA poolel. Et ilmselt siis Eestis seda päriselt õppida ei ole võimalik? No eks neuroteadust on ikka võimalik, on ju. Aga see sõltubki nüüd siis et minu teekond, kuna mul on tehniline haridus all, et siis ma oleks pidanud täiesti nullist alustama ja ma hakka teadustööd otseselt tegema, et ikkagi praktik rohkem, et siis see oli piisav mu jaoks. Kusjuures see on hästi huvitav kokkusattumus jälle, et ka mingid aastad tagasi mina tegin ajutervise nii-öelda siis vaimse tervise toetamiseks erinevaid retsepte ja menüüsid ja lugesin ka ja ka minu kooli lõputöö, toitumisteraapia lõputöö on vaimse tervise kohta ja minu kätte sattus raamat, siis selle Eimeni kirjutatud raamat. Ja siis kui sa läksid, kas see oligi vist äkki aasta või 1,5 hiljem vaatasid, et sa läksid seda õppima, sa mõtlesid lihtsalt kui äge, et sa läksidki sinna kliinikusse. Et hästi vahva kokkusattumus, et see on hästi oluline teema tänapäeval. Sest ajus saab kõik alguses, on see superarvuti, mis meid juhib, et süda ja aju on üks kõige olulisemad 2 organit. Kas sa avaldad natuke ka seda poolt, et miks sa sinna jõudsid, et sa nimetasid seda küll nagu valuks, aga et kui sa oled nõus jagama seda? Jaa, ikka. Et kõigepealt siis mu enda teekonnal ma nägin, kuidas vanaemal diagnoositi skisofreenia, kuidas ta kannatas oma kangekaelsuses ja võtnud ravimeid. Ei olnudki nagu midagi teha, pidi sellega aktsepteerima. Siis peale seda jäi mu ema diagnoositi viimases staadiumis vähiga ja see organ, mis teda lõpuks alt vedas, oli aju. Ometigi see probleem sai algus hoopis kuskilt mujalt. Ja samal ajal, kui see kõik emaga toimus, siis mu tütar enam ei tõusnud voodist püsti teismelisena. See mis toimub? Diagnoositi autismi diagnoos viimasel hetkel, sotsiaalärevus, depressioon, kõik tuli nagu korraga.
ja siis järjekorrad on pikad, on ju, abi ei saa ja tegelikult ma ei taha kustutada tulekahju, ma tahan aru saada, kus see kõik nagu juurpõhjus on ju. Ja seesama ammekliiniks mulle meeldib, et on esimene psühhiaater, kes vaatab esiteks seda organit, mida ta ravib ja teiseks ta läheneb tervikuna, ta läheneb holistiliselt erinevatest elusfääridest, et ta lähenebki, mis su sotsiaalselt su elus toimub, mis su psühholoogiaga toimub, mis su hingelisusega toimub ja mis siis füsioloogia ja see tervis on, et see tervik kõik kokku ja vaatame seda. Ja siis niimoodi ma oma neid tütart siis aidata, ema muidugi päästa ei suutnud, on ju, aga sealt kõik need õppetunnid, mis tulid. Aga tütar tänaseks on rakendanud ja ma ise ka muidugi tänu kõigele selle leen selle hullumaja juures ellu, on ju. Et jah. Kas selle ajal, kui sa õppisid, ma arvan, et see oli ju pikem protsess, et sa said nagu paralleelselt kohe hakata rakendama neid teadmisi oma peres? Jah, üsna, ütleme mingi pool aastat oli sukast korralikku teadmist omandamist ja siis tasapisi kohe rakendama ja tegelikult ma olen ju sinnamaani seal kliinikus nagu nendes kõnedes ja osalen ja olen liige ja tunnen neid seal, et ikkagi see õppimine käib edasi kogu aeg, kinnistamine. Väga huvitav. Küsin sinu igapäevatöö kohta lihtsalt, et kuidas, mis on need põhjused, miks inimesed jõuavad sinuni abi otsima? Eks on need hetked, on ju, millal inimesed midagi juhtub, tavaliselt aju on ennustusmasin, mis tahab energiat säästa, on ju, muutus on hirmus ja energiakulukas protsess ja enamus inimesi ei muutu. Ja kahjuks ongi see statistika, mis on öeldud, võib-olla mingi 3-5% inimestest üldse muutub. Ja tihtilugu siis, kuidas minuni jõutaks, on, et toimubki elus mingi siis, ütleme see keskea selginemine, nagu võime öelda, või mõni muu murdepunkt, kus nad siis saavad aru, et samamoodi nad enam jätkata ei taha. Sellel on erinevaid põhjuseid, aga üldiselt on siis tavaliselt selleks torkeks on nagu valu, mulle meeldib rääkida sellist lugu, et mees kõnnib on ju mööda teed, vaatab üks talumaja on. Ja seal talumaja verandal siis mees istub kiiktoolis ja koer lebab ta kõrval. Kõnnib mööda, vaatab, koer on kiunub seal on ju. No mis värk on? Siis küsib selle mehe käest, et kuule, miks su koer kiunub siin? No tal on nael tagumiku all. Aga miks ta püsti ei tõuse siis, kui ta on nael tagumiku all? No see ei tee veel piisavalt haiget. Et midagi juhtub ja siis see valu ja siis tihti valust edasi hüppena tuleb siis mingi soov või naudingu otsimine sealt on ju heas mõttes siis see dopamiini või ja siis niimoodi inimesed pöörduvad, jah. Ja ma korraks peatan sellel 3-5% ütlesid sa, et inimesed ei muutu, et see on nii väike, no lihtsalt nii väike protsent, aga minu küsimus, ma arvasin, see on suurem, aga et kas see on sellepärast, et nad ei taha, nad ei suuda või see on mingi, et nad ei otsusta või mis või see on nii raske see on, jah, või tundub raske on seal mingi üks ühine nimetaja seal lõpus? Jaa, meid on terve elu õpetatud headeks õpilasteks ja me arvame, et lisainfo omandamine on see, et siis me ju tegeleme ja teeme, et me omandame aina rohkem infot ka täiskasvanud, et see on see eneseareng, et me õpime, omandame, aga tegelikult ühel hetkel on see turvatsoon ja see tegelik muutus tuleb ikkagi ju tegutsemisest teisiti ja jah, tõesti, et selles suhtes su intuitsioon või see arvamus on õige, et paljud tegelevad enesearengul, loevad raamatud, õpivad, aga kui palju sellest päriselt praktikasse läheb, kui paljud panevad, rakendavad seda, mida nad õpivad. Ja Riinu ütles hästi, see on hirmus, see on valus, sest et üks suurimaid jõude psühholoogias on inimese vajadus kinni hoida oma identiteedist ja need mustrid ja uskumused, ja kui ma päriselt neid muutma, siis on nii hirmus, ongi siuke tunne, et ma ei tea, mis must saab pärast, mis must alles jääb. Ja kui elu murrab vahest siuksesse punkti, kus sa pead kontrollist minna laskma või pead kuidagi leebuma, mida sa varem ei ole teinud, no siis seda on tunda, aga siis elu viib sind sinna, aga ise naljalt inimesed, no see on ikkagi liiga hirmus, jah. Ehk siis tekib see tunne, et kes ma siis olen, kui mul seda enam või teist enam ei ole. Isegi kui see mulle täna ei meeldi, aga kui ma tast lahti lasen, kes ma siis olen. Ja, sest on see ütlus, et see vana põrg on ikkagi tuttav, kui see uus taevas, mida minna otsi on, milles ei ole kindel, on ju. Et inimese see turvatunde vajadus on nii suur. Jah, tegelikult ei teata ju seda, et, või ei mõisteta seda, et identiteet on ju enda loodud vastavalt selle tasemele, kus sa parasjagu oled, et aga sa võiksid olla hoopis keegi teine, hoopis kõrgemal näiteks sellest, et seal taeva pool. Mina olen praktik, kuidas sinuga, Riinu on? Mina olen uuriv praktik. Ja uuriv kindlasti jah, aga just see, et teadmisi on antud nii palju, no sa võid täna kõik info kätte saada. Aga minul paneb silmas ära just see, et ma saan seda oma ellu integreerida ja vaadata, et mis juhtuma hakkab. Et ka see tänane see ajutervise teema, et
noh, ma arvan, et peale seda, kui me siin lõpetame, ma hakkan kohe katsetama, et me saame nii palju häid nõuandeid. Väga tore, nii lähme sellise põneva küsimuse juurde, et mida me alati siis soovime kõigilt oma külalistelt küsida, et kuidas sina mõistad kesk- ja selginemist? Mulle nii meeldib see välja, et kesk- ja selginemine, see on nii hea. No ütleme kõigepealt, kui ma sinna teaduse poolele üldse vaatan, või mis seal ajus toimub, on ju. See kesk- ja selgimine ongi, minu jaoks on ta, et on omajagu elu ju elatud, mingid kogemused saadud, mingid arusaamad ja üks hetk on siuke kokkuvõtmise koht, et oota nüüd. Et ma tean neid asju, nüüd ma olen siin punktis, mis ma nüüd sellega päriselt kõigega tahan peale hakata ja siis tekib see selginemine, et esmakordselt nüüd vaadata ja hinnata olukorda ja siis nagu vaadata ka, kuidas siis täna ja kuidas siit edasi. Aga kui me vaatame, mis toimub ajus, see selginemine, miks see võib tulla, siis tihti ma täitsa läksin ja uurisin, mis see keskiga on siis. Ma tahan alustame defineerima, mis see keskiga on ju. Vaatasin, 45–60 on keskiga, okei. Ja tihti lugu see tipppunkt on siis 49–50 seal sees. Et mis siis toimub ajus? Ajus on reserv, on ju. Ehk et on aju koosneb hallaine ja valgeainega ja tihti lugu 50–60 on siis see vanus, kus see reserv hakkab järsemalt kukkuma ja kaduma inimese ajus, ehk aju hakkab kiiremini sellest hetkest vananema. Ja mis see reserv, kuidas me aru saame, on, et ütleme, et 2 inimest sõidavad autoga, aga juhtub õnnetus ja tagant sõidetakse sisse. Üks inimene tõuseb püsti ja kõnnib rahulikult edasi, on täiesti tema ise. Ja teine inimene no lihtsalt ei ole tema ise enam, kas tal agressiivsus tõuseb, mälu enam ei mäleta, midagi juhtus, aga ja põhjus on seesama, see reserv, selle hallaine, valgaine reserv, mis seal ajus oli, on ju. Ja kui see hakkab nüüd 50-selt umbes sealt, võtame selle keskmiseks, siis hakkab langema, siis ütleme otsmikus agaras, mis on meie tegevjuht, hallaine või see valgaine hakkab vähenema. See tähendab, et meie mõtlemine läheb natuke aeglasemaks, me saame ja dopamiin hakkab vähenema, ehk see saavutus ja jahihormoon, selle tase ja retseptorite hulka hakkab ajus langema. Ehk me ei taha enam lihtsalt rabelemise pärast ja me hakkame väärtustama kvantiteedi asemel kvaliteeti, ehk et mis me nüüd päriselt selle ajaga, mis meil on veel jäänud, teha tahame. Ja me hakkame mingis mõttes natuke aeglasemalt seda kõike analüüsima, põhjalikumalt läbi mõtlema. See on ka see selginemine, on ju. Küsin, mul tuli selline küsimus, et kas siis võiks nagu tervitada seda protsessi isegi, et see juhtub, et see hallaine, valgaine väheneb, et siis meil hakkavad asjad kohale, et muidu meil laseks selles samas kiires oravarattas nagu edasi? Mingis mõttes jah, võib-olla võtaks ära, et see tundmispunkt jõuab kõigile kohale, aga see võiks olla ka siuke märkamise punkt, et oota, nüüd mu dopamiin tegelikult vähenes, on ju, ma ei taha enam rapsida nii palju, aga tegelikult teeme nüüd nii, et ma ikkagi seda hallainet ja valgainet vähemalt hakkan hoidma seda taset ja üritan seda ikkagi taastada aju noorena hoida. Kohe sain praegu aru sellest, et see hoidmine on võimalik, et see protsess ei ole nagu pöördumatu, on nii? Jaa. Aha. Ja kas sa räägid ka äkki, et mis see põhjus on, miks see juhtub? Et kas see on selline, et see juhtub nagunii mingis vanuses või on sellel mingid kindlad põhjused? Sa mõtled see vähenemine? Vähenemist, jah. Seal on palju põhjuseid ja üldiselt tegelikult siuksed, et need ilmingud, kui nad hakkavad välja tulema, paljud muutused või see protsess selle suunas hakkab juba 30. eluaastates pihta. Noh, kui me räägime, et dementsus võib välja tulla või Alzheimergi, mis on nagu äärmuslikud, siis kõik need otsused, mis inimene tegi 30-selt hakkavad lõpuks siis mõjutama, 50-selt hakkab see välja tulema siis umbes, on ju. Siis on see tõehetk nagu. Et ehk siis ka need ajuga seotud erinevad nii-öelda ka meditsiinilised diagnoosid, need ei tule, et ma nüüd sain, et need on ju kujunenud ja ma olen ise selleks vaeva näinud, et see saada. Võib-olla natuke karmilt öeldud, aga nii ta tegelikult on. Ja just, aga siis ongi, et kui see on see tõehetk, on ju, siis on tagumine aeg midagi ette võtta. Jaa. Me võiksime mõelda niimoodi, et ma räägin nagu ette ühe loo ja siis ma saan rääkida meist, eks, et me oleme 50ndate alguses, et täiesti õitsvas keskeas Riinuga ja et näiteks kui me ei ole mitte midagi teinud eelnevalt, me isegi ei ole teadlikud, et on võimalik teha oma ajuga midagi ette võtta, siis ühel päeval me hakkame nagu märkama, et meil tekivad mingid muutused.
et millised need muutused siis võivad olla, mis on tavapärased, mis keskeas hakkavad siis seoses ajuga just välja lööma? Mida ma hakkan märkama enda juures? See on hea küsimus, seal on mitu võimalust. Me räägime nendest. Ehk et sõltub nüüd ajudu võib suureneda, on ju. Siis ongi see sama, et see motivatsioon langeb. Kõik on siis seotud kas dopamiini, selle reserviga. Mis veel? Väsimus võib olla suurem. Mälu ei ole enam nii hea, nii kiire. Ongi see, et sa ei tunne, et see mõtlemine oleks nii kirgas ja selge ja kiire enam. Kas sa räägiks lähemalt ka nendest punktidest, et kui me võtame nüüd, mis sa välja tõid, et näiteks see ajuudu, et minu jaoks täitsa võõras mõiste või ütleme, ma olen küll kuulnud nüüd sellest rohkem, aga tegelikult ma ei tea, mis see päris elus tähendab. Et see on äratuntav selle järgi, et kui on veel meenutus sellest, et oli hästi klaar ja siuke kirgas, värske nagu peas olemine, siis on siuke tunne nagu, ongi siuke nagu pea oleks paks või udus või natuke siuke unisem või uimasem. Ja ei ole sellist värskust nagu. Ma olen ise selle läbi teinud peale Covidit ja siin paari asjaga, et ja mis see üks suurimaid põhjustajaid ikkagi, kui me räägime siis kesk- ja selginemise raames, on ju, siis üks suurimaid mõjutajaid on ikkagi veresuhkru kõikumine. See on väga huvitav. Et räägime dementsusest, Alzheimerist, mis on eriti rängad siis kuhu jõuda võib aju, on ju. Ja Alzheimerit tänapäeval nimetatakse 3. astme diabeediks, ehk et üks suurimaks mõjutajaks ongi see, et see veresuhkru tase kõigub. Ja kui veresuhkur kõigub, on ju, üles alla, siis ta aja jooksul justkui perforeerib ka veresoonte seinu. Ehk et kõik siuksed muutused, mis hakkavad tulema ja aju mõjutama lõpuks. Ehk et kui keegi tahab oma aju tervist hoida, siis üks oluline võtmetegur on veresuhkru võimalikult stabiilsena hoidmine ehk toitumine. Ja kui me räägime naistest ja veel hormoonidest ja mis seal kõik toimub, on ju, siis nii palju, kui ma olen uuringuid lugenud, siis seda olulisemaks saab alates 40. kuni siis ütleme kogu see keskea vältel, et tühjad süsivesikud ja kõik see, et suurendada just valgu kogust toidus. Kvaliteetne rasv ja valk. Üks asi on aju jaoks, aga üks 100 aasta suurimaid avastusi teaduses praegu on see, et lihasmass, mis on luude vastas, on kõige suurem endokrinoloogia organ, ehk pikaajalisuse organ on lihasmass, mis on su luude peal. See reguleerib nii paljut, et kui keegi tahab elada pikka ja head elu, siis ta peab hoolitsema, et ta lihasmass, mitte et ta lihtsalt lihast vorm, et ta lihasmass oleks korralik. See tähendab ikkagi konkreetselt seda jõutreeningut. Ma olen ka kuulnud viimasel ajal, eriti palju räägitakse, et just naised vajavad seda ja just keskeas alates eriti nagu peaks sellele tähelepanu pöörama. See on seotud sama asjaga siis. Just, et hormoonide reguleerimine, östrogeni tase, kui ta langeb meestel samamoodi testosteroon, see mõjutab ajutervist, see vananemise protsess hakkab juba selle pärast ka pihta. Ja siinkohal ongi, et ma võin seda jõutrenni teha, aga siis ongi, et süüa ka seda valku juurde, millest see lihas saaks ennast üles ehitada, on ju. Ja siis me teame, on ju, head rasvad omega 3, et ka aju saaks ja see trakumembraanid toimiks, on ju, et see toit päriselt on ka kas siis ravim või mürk. Ehk siis kui võtan seda tagasi minnes selle ajuudu, ma nagu lihtsalt mõtlesingi, et kas see on nagu hästi äratuntav või see on see, et mul on täna lihtsalt halb päev või et mul on, ma ei tea, magasin halvasti, et kas see on kuidagi teistmoodi protsess või see ongi see, et ma ei tea, olin kaua üleval või ma ei tea, tarbisin äkki alkoholi eile või et kas ma siis hakkan lihtsalt märkama ikkagi, et mul hakkab tihedamalt selles vanuses siis selline segane olek olema või? No jah, ütleme, sa mainisid juba alkoholi, tuleme selle juurde eraldi veel tagasi, aga noh, vanusega ka keskeas on ju see taastumine ei ole enam nii kiire, me ei taastu, aga kui me ütleme ajuudu, kuidas saada aru, jah, ütleme, kui sul on 1 päev, võib-olla isegi mingi kuni 5 päeva on siuke tunne, siis on esimene mõistlik vaadata, kas on äkki mingi viirus kallal, mingi haigus on ju, sellest tulenevalt, kui ei ole, justkui oled terve ja oled nagu maganud, ja noh, ütleme, eeldame, et me alkoholi ei joo ja on ikka siuke pea on paks ja eriti just, kui sa oled söönud näiteks suhkrut või midagi sellist, mingit saiakest, tuleb siis läheb veel asi hullemaks ja kestab nädal pluss, no siis võib juba järeldada, et on ajuudu. Ehk otsmikusagara töö on häiritud, ATH sümptomid võivad on ju, võimenduvad kindlasti suhkru tagajärjel, et see kõik siis söödab sinna sisse. Meie ilmselt Riinuga kuulume sellesse nii-öelda segmenti või kes väga hoolitsevad oma tervise eest läbi toitumise kindlasti, läbi treeningute ja ilmselt meie teadlikkus on natukene võib-olla kõrgem.
Oled sa tundnud kunagi ajuudu? Ja ma ennem tahtsin just kommenteerida seda lugu, millega Eveli alustas seda, et autole sõidetakse tagant sisse ja kõks ja nii edasi, üks kõnnib välja, teine ei kõnni välja. Siis minu nii-öelda keskea selginemine tegelikult algaski sellest samast protsessist pihta. Ja ma olin kuskil 35. Et sellest suhtes on nüüd palju aastaid möödas, füüsiliselt oli kõik suht nii-öelda korras. Aga sellest peale on mul olnud ikkagi ajuudu. Et ma olen juba minu jaoks ta on siuke normaalsus, et ma isegi, et kui tulevad need selged hetked läbi Hiina meditsiiniteraapia tuli mul üks selge hetk, kui mul siis praktik ütles, et vau, Riino, sul on siuke röntgenpilk nüüd, et sa vaatad kõigist läbi praegu on kõigile head diagnoosid. Et selles suhtes, aga ma saan ka aru täpselt nii kui tarbid suhkrut, mis on nagu suht nii-öelda madal minu tänapäevases menüüs, eks ole, või alkohol, eks ole, et siis ta nagu võimendub ja minu arust see ajuudu nagu meenutab ka nagu siukest pohmelli. Et sa oledki nagu midagi väga teha ei taha, siuke aegluubis tegutsemine, eks ole, et ei taha äkilisi liigutusi teha, et see käib jah sinna juurde. Siuke tunne, et läheks viskaks pikali ja tukuks lihtsalt. Kogu aeg tikutaks kogu aeg, eks ole. See on väga huvitav, ma ei ole, tegelikult ma just mõtlesin, et ma ei olegi tundnud seda ajuudu, aga ma praegu seostan selle kuidagi niimoodi hoopis, et mul on küll selliseid päevi olnud vahepeal nagu järjest, aga see on alati seotud mingi stressirohke kogemusega. Lihtsalt ja ma olen selle pannud täiesti puhtalt sinna kõik, et siis ma ei taha nagu püsti tõusta, et jah, ma nagu protsessin mingis valus, eks ju, et ma ei ole nagu veel kokku viinud seda, et see oleks nüüd see ajuudu. Aga saab jälgima hakata. Et see veresuhkru teema, mis sa välja tõid, see on tegelikult väga huvitav ja ma saan aru, et see on nüüd juba lapsest saadik oluline. Et lihtsalt küsin, et vaatan oma nagu järeltulijat ja nagu mõtlen, et kas ka tema puhul nagu jälgida seda rohkem või siiamaani me ausalt, et pole üldse nagu mõelnud selle peale. No üldse see maailma, see elukorralduse muutus ja see, mis poes müüakse toiduna, on ju, toidulaadsed asjad. Siis vanasti oli ju niimoodi, sa sööd oma soolase toidu ennem ära, ennem magustoitu ei saa. Ja tänapäeval lapsed, võta nüüd hommiku helvet, trallala, tõmba sisse. Tühja kõhu peale kiire suhkur. Ja siis me imestame, miks näiteks ATH ilmingud lastele enne tõusevad, on ju. Et see suhkrus jah, mõjutab, et vanarahva tarkustel on teadus taga. Ikka väga korralik, et täiesti neurotransmitterite ja nende modulaatoritena võib tuletada, et miks öelda, et pead tantsima lugusid vestma, et mis see kehas tegelikult teeb. Et aga lastega jah, lapsed võib-olla ei taju seda ajuduna veel, sest nende aju areneb nii kiiresti, on ju, küll aga hakkavad tervisega muud, need kroonilised põletikud, see veresuhkur, kui suhkrutase on ju tekitab. Ja just need ATH on lastel see või siis ärevushäired ka, on ju. Ehk et kokkuvõttes on kõik üks suur tervik, mis siis kuskilt poolt ei ole tasakaalus enam, ütleme nii. Ja nüüd sa lisaks sellele ajuudule tõid veel välja, et mida ma siis võin märgata, et mälu ei ole enam nii hea. Et kuidas selle mäluga meil on? Ma toon siin sellise näite, ehk et stress. Ja pole midagi teha, ütleme, kui hormoonid kõiguvad, meil ei ole seda stabiilsust enam, ütleme just naistena, aga meestel samamoodi testosteroon, siis stressitase tõuseb, just kui märkad, et see jõudlikkus pole võib-olla sama enam, jälle mõjutab stressi, on ju, mul ei ole kontrolli, et kui mul ei ole kontrolli ja ma ei ole justkui päris sama, stress tõuseb, aga mida teeb kortisol ehk stressihormoon? Kortisol ise juba hävitab valgeainet ja hallainet ajus ja lisaks ta siis mõjutab veel seda hypothalamus neerupealsete telge, on ju. Ehk et kõik siis on see mehhanism, kui see stress ja krooniline stress on näiteks kehas, et mälu saab mõjutatud ja kuidas, siis ma olen näinud neid ajupilte, ehk et päriselt ka meie tunded on näha, siis ütleme Aamekliinikus, kuna ta teeb pilti, ongi võetud katse, on sama inimese aju, kus ta on hirmus või ärevuses näiteks. Või stress, on ju tegelikult kõik stress. See on näha, kuidas näiteks õpikeskused, kõnekeskused, see funktsionaalsus, verevarustus seal väheneb, pildi peal tekib nagu augu koht rohkem. Ja mälu, et ei jää meelde asjad.
kui me lisame sinna juurde veel, see on nagu üks korralik kompott nende hormoonide kõikumise, veresuhkru kõikumise aja jooksul, siis niikuinii ütleme, hallainese kukkumine hakkab järsemalt toimuma, siis on veel mingi ärevus ja krooniline stress tuleb sinna juurde, no siis me ei mäletagi enam, ei tulegi justkui meelde. Aga lisaks on myelinatsioon või see myelination inglise keeles, kuidas siis need närviühendustel justkui see juhtme või see kattekiht tuleb peale. Myeliin just. See hakkab 50-ndas ka hääbuma, need ühendused ehk et ongi see sama, kuna dopamiin väheneb, ehk mul ei ole vaja saavutada ja rapsida, aga siis aju vaatab ka, et aga siis mul ei ole neid seoseid ja müeliini ka niimoodi vaja hoida, kõik see hakkab ka hääbuma, mis hakkab kokkuvõttes seda võrgustikku, ütleme neuronid omavahel, need on mäluga, et ei mäleta, need ligipääsu igast ühendustel hakkab vähemaks jääma, kõik on niisugune ühises seoses ahel, on ju. Seda võib siis piltlikult öelda ka nagu, et see on nagu elektrijuhtmete rägastik, aga elektrivool on siis nagu takistatud väikeste. Ja aga need juhtmed ise hakkavad ka kärbuma. Ja juhtmed ise ka ei ole enam nii töökorras. Just. Ma mõtlen, et ma tegelikult märkan küll, et ma mingeid asju ei mäleta, aga samas ma mõtlen ka seda, et ma märkasin seda ka 10 aastat tagasi ja võib-olla et mingid hetkel nagu kiilus kinni või et võib-olla on seda nüüd natuke rohkem. Mina küll mäletan, mina küll ma panen to-do listi ikka kirja asju, et kui ma olin pane sinna, siis ma tean, et mõnda asja ma võin edasi lükata, et kas ma maksan mingi arve ära või mina olen seda pidanud seni ka selleks, et on nagu infoküllus nii suur, et mu aju ei talleta kõiki asju, ta ikka selektiivne mälu, eks ole, mis ei taha, see läheb kõrva. Ja mõnikord lähedki arvutisse, teed midagi ära ja paned arvuti kinni ja siis oota, aga ma läksin tegelikult midagi muud sinna tegema ja see on tegemata, et ma olen võtnud vahepeal korjanud mingeid muid ülesandeid sealt hoopis ära. Aga mis veel juhtub, mis on nagu siuke, ise nimetan seda juba kõrgemaks pilotaažiks, on see, et ma panen küll sinna to-do listi kirja, aga päeva lõpuks ma ei vaata seda to-do listi. Unustan to-do listi vaadates, mingi midagi oli vaja teha, mida ma siis teen. Siis järgneva mõtlen, mul on ju kõik kirjas, miks sa ei vaada. Mina olen küll hakanud kuulma oma lastelt, kes on täiskasvanud mõlemad täna, et selliseid asja, et ma ütlesin sulle ju eile. Ja siis ma olen mõelnud, et mis on selle põhjus. Ja ma siiski arvan, et selle põhjus minu puhul on see, et ma ei ole väga süvenenud. Et see on käinud niimoodi hästi mööda minnes, et ma näiteks teen süüa, küsin, mis sul homme plaanis on, siis ta võib-olla on mõtetega juba mujal. Et kui ma nagu, et ilmselt peakski olema see fookus lihtsalt sel hetkel, nii temale, siis ta saab mulle nagu salvestuda. Ja siis kui ta pärast ütleb, et ta rääkis, ma ütlesin, et võib-olla rääkis tõesti ja ma isegi mäletan, et me millestki rääkisime, aga ma juba ilmselt mõtlesin muid mõtteid. Et kas võib-olla ka lihtsalt see, et võib-olla on vaja fookust rohkem nagu siis sellele kohal olla nagu. Ja kindlasti, et täis tähelepanu, et mulle meeldib neid Tiibeti munkasid vaadata ja kuulata ka, et kui sa teed ühte asja, siis sa teed seda ühte asja, sa ei tee mitut asja korraga, on ju. Et absoluutselt põhjus võib olla selles, üks asi on see dopamiin ja see aju valibki, on need ajulained aeglasemad, nagu ma ütlesin, aga ka see nutiseade siin, see tekitab liba ATH-d. Ehk kui ma kuulsin Riinu sind rääkimas, ma olen sama kogenud, kui sa oled scrollinud, ta kurnab dopamiini keskused ära, on ju, ja ta ei olegi sul siin meeles kõik ja siis sa unustadki selle to-do listi või lähedki paned, oota, miks ma siia tulin. Ja ta tekitab seda, et meil seda süvitsi keskendumist on üha vähem, aga see treenib aju. Eks see liba ATH, siis mul ei olegi ATH seda ma ei tea, aga ma tean. No AME-kliinikutest on teada, et ATH on 7 erinevat tüüpi tegelikult võib-olla, on ju. Aga see on nii hea välja. Ja on see telefon, muidugi efekt on sama, et on ju, ei pandki tähele, aga tegelikult ei ole midagi valesti, aga ongi see, et me ei treeni enam keskendumist, sest me kogu aeg scrollime, kogu aeg teavitus siin, teavitus seal ja siis niimoodi. Selle treenimisega on ju ka, eks ole, et vanasti, läheme sinna aega, paljud võib-olla me kuulajad isegi teagi kest aega, et kui ei olnud neid telefone ja sa jätsid telefoninumbrid, kus lauatelefonid, sul olid enamus olid kõik peas. Sa õppisid nad pähe, et kellelegi saaks helistada ja nüüd, ja kui sa oma lapse või ema telefoninumbrid peast tead või elukaaslase või mehe, eks ole, et mõnikord ei tea neidki. Just. Täpselt. Ja kui telefon on kadunud, eks ole, et siis ongi hing kinni, et kuidas ma siis helistan kellegi teiste telefoni pealt talle. Täpselt. Mul tuli üks selline huvitav küsimus, ma arvan, et see on praegu väga õige koht, kus küsida. See ilmselt on seotud ka selle keskendumise ajuga. Ma olen hästi varasest lapsepõlvest, kui nii palju kui ma mäletan, avastanud enda juures sellise omaduse, et mul tulevad asjad kõige paremini siis välja, kui ma teen vähemalt 3 asja korraga.
ma olen pidanud seda nii-öelda kaksikute tähtkuju üheks, see multifunktsionaalne hästi toimiv inimene on ju. Et näiteks ema ka mäletab, et räägime sellest vahepeal, et kui ma õppisin eksamiteks, ma ei tohinud kunagi vaikuses teha, mul ei jäänud see meelde. Mul oli vaja taustale telekat lihtsalt käima, mitte et ma kuulaksin seda. Ja teiseks ma pidin tegema kas käsitööd või midagi, et mu käed ka käiksid samal ajal. Kuidas, ma olen siiamaani, ma tunnen seda, et see nii on. Kas ma olen täiesti nagu valel arvamusel ja peaksin hoopis tegema ühte asja korraga? Sa oled väga tubli. Sa tunned ennast väga hästi, ühesõnaga on täiesti eraldi teema. Mul on Lõuna-Afrikas on neuroteadlased, kellega ma koostööd teen, nad on maailma talendi assotsiatsiooni liikmed. Ja nemad määravadki ära täpselt nagu sa ütlesid, et sinu aju meil domineerib kas parem või vasak ajupoolkera on ju, siis on veel, kas me oleme eesmine ajupool, tagumine, kas ratsionaalne või emotsionaalne, ehk et seal on 6 siis erinevat suunda ja siis, kus sinu eelistus ajus paikneb, enamus koolisüsteem on suunatud vasakule ajupoolkerale ja kas üldse... Kas need on paremakäelised? Kas see kuidagi... No siis see ei ole, kusjuures see ei ole seotud, nad vaatavadki, et see on sama see, need seal Aafrikas on ju, kellega ma olen teinud, siis nad on minu aju ka seal uurinud, et sõltub, kas sul on parem või vasak silm domineeriv, parem silm vaatab detaile, vasak silm vaatab suurt pilti ja emotsioone tajub, kumb domineerib, kas parem või vasak kõrv, parem kõrv kuulab detaile ja vasak kõrv kuulab, kuidas öeldakse emotsioone ja samamoodi on motoorika. Ja nüüd ongi, kui sa ütled, mul on täpselt sama, kui ma tegin mehaanika, neid tugevusõpetuse harjutusi, ma pidin tantsima vahepeal muusikaga, sellepärast, et see integreerub su keha, su aju võtab niimoodi vastu seda infot. Ta ei võta staatiliselt ja muidugi on üleüldse lastel teada, et kui tagumik on tuim, siis on aju ka tuim. Aha. Ehk et sa oled ise selle väljamõelnud, see on täiesti õigus. Ja see sõltub nagu... Ütle uuesti seda. Kui tagumik on tuim, on aju ka tuim. Väga mõnus, aga ma saan siis aru, et ma võin niimoodi jätkata lihtsalt et ma arvasin tegelikult nüüd ma olen nagu hästi palju räägitakse sellest ühe tegevuse tegemisest ja siis ma mõtlen, et äkki ma olen ikkagi lihtsalt loonud endale endast mingi pildi, et mulle nii sobib paremini, aga see lihtsalt ongi nii olnud. Selle kohta võin ühe näite veel tuua minu nii-öelda koolitaja karjäärist, kui õppisin siis koolitajaks, siis meil pandi ka olid sellised mänguasjad, Rubiku kuubik, siis mingid venitamismänguasjad, pallid olid nagu laua peale pandud ja siis kui ta õppejõud ütles, et need on hea, kui teil on niisugused lelud seal kaasas, et see ongi see, et kes õpivad nagu läbi käelise tegevuse. Ma võin talle rääkida juttu, aga kui ta tuimalt kuulab, talle ei jää midagi meelde. Ja nendel on ka koolides kõik vihikud, eks ole, ääred täis joonistatud. Väga tuttav tunne. Ja koolis sa said kogu aeg riielda selles, kirjuta ümber, see on kole, eks ole, aga sa õpid läbi selle, et sul käsi peab liikuma, siis meil oli pange need mänguasjad sinna, et siis inimesed, nendel, see on just nendel inimestele, kes siis katsuvad, et nad ja saavad niimoodi. Ja poistel eriti. Poiste keha on testosterooni nii täis 6, 7, 8, 9 aastat, seal koolipingis neil istuda. See on täiesti, ma ei hakka siin sõna ütlema, mis ma arvan, et see on, see süsteem vajaks uuendust. Kui tore nende kohta tead saada nii positiivseid asju. Sa tõid näite kortisoli kohta, kas adrenaliin käitub samamoodi? Nad koos mõjutavad jah, ütleme ja kortisol ja adrenaliin on pigem hetkeline on ju, aga kortisol võib sul olla pikemalt. See alates juba sellest, kui me läheme korra siis täitsa tagasi ema osasse, et kui ema on väga ärev ja kortisol on kõrge, siis tema kõhus lapse neerupealsed juba arenevad suuremad, ehk laps juba kõhus valmistub, et maailm on hirmus koht, kui me räägime, kuidas siis last hoida. Ja kui väike last tahta toetada, et see, kui inimene on arengus, eriti lapsena, et see sama see telg ajus siis sinna neerupealsetele kõik see, kui see stressihormoon valladatakse, et see ei oleks pidevalt aktiivne. Sest see aju arengule kõigele mõjub. Et mida rahulikum, stabiilsem keskkond on ju, ei ole neid järske, ma ei tea, mingisuguseid liiga pikalt igasuguseid üles-alla kõikumisi ebaturvalisust, et see on kõige alus. Me just jõudsimegi nüüd jooksvalt täpselt sinna, kus me tahtsime jõuda, et kui me oleme nüüd aru saanud, et kus me siis olime seal keskeas, et kuidas seda siis ennetada, et ma saangi aru, et juba üks punkt on ära räägitud, et hästi varajast lapsepõlvest see rahu ja selline stabiilne keskkond, et see on hästi oluline, eks ju. Ja mis sa veel välja tooksid? Lastele siis või? Võib täitsa lapse east hakata, jah. Et meie kui siis juba tarkade vanemate või siis tegelikult pigem juba vanavanematena, et mis me saame nagu siis nooremale põlvkonnale edasi anda oma tarkusest? Kõige tähtsam on, me arvame, et me kasvatame lapsi, aga kõik inimesed nagu ahvid õpivad mudeldamise teel, ehk et ole ise see eeskuju.
mõtle, et see, kes sina täna oled, kas sa tahad, et sinu laps või lapselaps siis kasvab samaks. Sest me matkime, me võtame üle uskumused, mudelid, söömisharjumused, kõik ja siis öeldakse, et geneetika. Mis see geneetika, tegelikult see on ikkagi ka perekonna need mustrid, mis nüüd räägitakse, on ju, ja et oled ise see muutus ja siis see on kõige efektiivsem. Ja vahepeal mõtlen, et lapsed on pärinud või siis kaasa võtnud mingid väga head omadused. Miks nad neid veel paremaid omadusi pole võtnud kaasa? Et nad on ikka selektiivsed, eks ju. Aga mis nad võtavad ka need mugavad omadused, mis ei pruugi olla nagu nii kasulikud, eks ole. Ja ikkagi me tahame, et nemad oleks ideaalsed ja endale nagu andestame mõned need mugavused. Ehk et jah, me õpime korduste teel, ehk mida rohkem nähakse või seal keskkonnas mingi matkimine, mingi asja kordamine toimub, see omistatakse, on ju. Või siis, kui on tugev emotsioon taga, siis just kui see limbiline süsteem teeb foto sellest ja see läheb kohe sügavasse alateadvusse, et see oli nüüd see sündmus, siit ma õppisin selle ja siis on kõik juba avatud tõlgendamisele, kuidas see väike aju siis enda jaoks, mis tähenduse ta loob sinna, mis ta koges. Ma küsin kohe sellise hästi konkreetse küsimuse, ütleme siis lasteaias käiva lapse kohta, et kuna mul õde on olnud 20 aastat kasvatajast ja jooksvalt räägib mulle, mis on vanasti oli, kuidas on praegu ja kuhu me minemas oleme, et see on päris hirmutav olukord. Et just seesama see ADH ärevushäired, et iga teisel lapsel täna juba need on olemas, et mingil kujul. Et nende vanemad on hästi noored ja ega neil on endalgi ilmselt need samasugused probleemid, aga et kui nüüd ikkagi keegi soovib nagu midagi siis ära teha oma lapse heaks, et millest ta peaks alustama, mis ta saaks kodus kohe nagu muuta? Võtame enda näite, mul on 6-aastane, 8-aastane, 18-aastane kodus. Et see 8-aastane, kes käib koolis, tal ei ole telefoni. Ja ta ei saa telefoni ja kui tal on vaja helistada, siis ma võtsin selle ühe inglise naise käest nõuandeks, kellel on 3 poega ja kõige noorem on vist 18. Pole kunagi telefoni ostnud. Läheb tänaval juurde, küsib, kui on vaja helistada. Ei saa nutiseadet. Ehk istub ja ma kuulen iga päev seda, mul on igav. Väga hea! Istub, fokusseerib, leidlikkus, loovus, kõik arenevad. Ja milles kõik on, ehk et kui sa tahad last täna aidata, ära anna lihtsaid lahendusi, minimaliseeri seda nutisõltuvust, selle nutiseadme aega, ära üldse iga päev näitagi telekat. Mul on nädal aega, nad ei näe mõnikord ekraani üldse. Telekas kodus mina ei vaata, ei mängi, vahepeal või garaažis üldse. Ja muidugi seda on raske teha, aga et algus on raske, võib-olla 6 aega on raske, siis ta hakkab ise tegevust leidma, nad hakkavad koos tegutsema, aga lapsevanemale, et ei ole, et emotsioone mitte karta. Et mitte karta seda lapse karjumist ja on nii nuttu, et see on okei, ta tunneb selle ära, see läheb mööda. Siis esmaselt on vaja ju elada üle see periood, et ma nüüd ennem lubasin ja nüüd ma ikkagi võtan sult ära midagi, et seda siis teha nagu pisitasa ja mitte seda konflikti karta. Ja öelda, mina ütlengi, et ma saan aru, et sina tahad, aga mina pean olema hea ema sulle ja hea ema ei anna sulle neid asju, see ei ole kokkuvõttes sulle kasulikum, minu aju on välja arenenud, ma näen kaugemale. Äärmiselt hea soovitus, mulle tundub, et üks kõige raskem üldse mida teha ja mitte sellel põhjusel, et lapsed ei saaks hakkama, aga vanemad ei saa ise telefonidest välja ja nad ju kindlasti nad ei tee seda esimesena, mida nad ise ei suuda teha. Just, et sellepärast ma ütlen, kui ole ise see eeskuju. Ja okei, see on nagu väga hea soovitus ja ma arvan kõige raskem üldse. Aga natuke lihtsam soovitus on see, et ära anna lapsele tühja kõhu peale kiireid süsivesikuid, ära anna saiakesi, ära anna hommikuelbed, pigem tee korralik omlett, korralik toit, kus on rasva sees, kas või siis kreeka jogurti, banaani, minu poisid söövad metsmustikad, ajule väga kasulikud, külmutatud metsmustikud, veel paremad, natuke banaani, kreeka jogurtit, kaneeli, suhkrut sisse ei pane, söövad ilusti. Ehk siis maitsemeeled ju ka muutuvad 3 nädalaga, et me tegime kodus mingi aeg aastaid tagasi ka testi. Ja jõime siis rohelist muutit, kus alguses oli banaan sees ja paari nädala pärast jäi ka banaan sealt välja ja siis ma mäletan mees, et issand kõudne jook, eks ma ise krimpsutasin ka natuke nägu ja väristasin õlgu ja siis kui ütleme 6 aja pärast tuli siis banaani panime sisse tagasi, panime küll vähem pool banaani alguses ja siis issand kui magus. Ja. Et see reaktsioon oli nii nagu siuke vastuoluline, eks ole, et ise just ütles, et jumala õudne jook, et paneme siuke hea südame, nüüd sa saad pa selle banaani tagasi ja nüüd on palju parem jook.
et aga jah, maitsemeel on nagu nii palju muutunud, et see magus tundub nagu tohutult magus juba. Jah, ja see on nii, et see välja tõid lapsevanemale ka samamoodi, et kunagi laps ei tahtnud kommi, see oli liig, ma täiesti mäletan. Ja ta harjub sellega uuesti ära, et ei taha, et see on liiga magus. Veel nende laste juurde tagasi tulles, et kuidas see suhtlemine, et ma olen sellest ka aru saanud, et suur probleem on see, et ei suhelda enam omavahel. Ehk siis seal on ka põhjus jällegi vanemate telefonis olek ja sotsiaal kogu aeg, aga ikkagi, et nad ei rääkinud ka oma vanematega eriti. Ma näen oma laste pealt, ega nad ei räägi minuga nüüd nii palju, üleliia palju. Et aga, et kui nüüd neil oleks lapsed, siis nad nagu ei oskagi, nagu nad ei räägigi enam pikka toredat juttu lastega, ei selgita, et kui oluline see on? Väga, ja see, et seda puudutasid on nii hea praegu. See sama, miks ma ütlesin 50-60 see hallaine, valgaine hakkavad langema, on see, et sotsiaalsus väheneb. Ehk see, et me oleme siin ruumis, meie närvisüsteemid suhtlevad omavahel, meie aju tegelikult on ju peegelneuronid peegeldavad, see on trenn ajule. Ja mitte ainult meil on nagu oksütotsiini, lähedushormooni, kõike vallandab, natuke põnev, natuke dopamiini, natuke serotoniini, kui on rahulik. See on nii oluline, see on ajutreening. Ja väikestele lastele, mul on praegu võimalus, ma ise osalen peresüsteemide, pereteraapia koolitusel ja siis ka Gordoni koolis on ju. Nii palju need pisinüansid abiks ja just see sama suhtlemine, et mis mind on kõige aidanud selle 18-aastase neiuga tänaseks, üks hetk ma jagasin ise selle lahti, on see, et ma lähen ta juurde, kas sa soovid midagi rääkida, kas sul on midagi jagada, küsid küsimustega alati juhendad ja siis ma küsin, kui ta hakkab rääkima, kas sa tahad, et ma lihtsalt kuulan või sa tahad, et ma annan nõu ja aitan ja siis paned suu kinni. Aga me enamus, me oleme siuksed probleemi lahendajateks õpetatud, et me lähme kohe lahendama ja nõu andma, aga ei ole lihtsalt tasa ja vahest mul on isegi niimoodi, et kui mul on siuke tuju natuke kelmika, kas ma veel kirun takka ka natuke aitas, jah, okei, ma päriselt seda mõtlen, ma võin natuke nagu takka utsitada, et sa saad välja elada. Lihtsalt sa ei peagi midagi tegema ja parimad vestlused on ju need, mul on praegu väga hea vestlus hetkel, kus mina räägin ja teine kuulab, vaata, ja sa lähed ära, see oli nii hea vestlus, ainult mina rääkisin. Ehk need lapsed ja kõik nad tahavad jagada ja rääkida, kui sa lased neil oma maailma tuua sinu sisse, mitte oma maailma ei pane nende peale. Ma mäletan varasemast, kui olid mul laste ja lapsed, siis tihti kasutasin lapsehoidjaid ja üks nendest oli matemaatikaõpetaja. Ja ta ütles, et tol ajal, et sa ei kujuta ette, et sinusuguseid minu klassi kohta on 1-2, et sa räägid oma lastega, mis tundus mulle täiesti aru saamatu, mis ma siis veel nendega peaksin tegema, et kui mitte selgitama, rääkima. Ja ta ütles, et lapsed suhtluses, mida ta näeb, et su lapsed suhtlevad hästi vabalt. Seda ütlevad ka hästi paljud teised tuttavad, kellega mu lapsed suhtlevad, aga kodus ma ei saaks just öelda, et nad on mingid väga vabad suhtlejad. Mulle tundub, et see vanemate ja laste suhe mingis eas nagu natuke muutub. Nad ei arvagi väga, et nad peaks suga väga palju rääkima. Samas nad on absoluutselt räägivad kõikide teiste inimestega väga palju. Ja nüüd ma olen leidnud sellise lahenduse, et see natuke häiris mind. Et kui ta soovib minuga rääkida, siis ma luban tal rääkida. Ma jätan kõik asjad ära. Ma ei tee mitte midagi, ma lihtsalt istun maha ka töö juures, ma ei tee tööd ka. Sest ma olen aru saanud, et nii kui ma teda katkestan, ta ütleb, ma ütlen näiteks, ma helistan sulle tagasi, ta ütleb, ei, mul saagi jututa tšobak ka. Ja võib juhtuda, et ta järgmised paar nädalat ei soovi üldse minuga rääkida. Et see vist on ka tegelikult täitsa lihtsalt normaalne. See on nii jälle hea point, mis sa välja tõid, ma saan siin peale, et pikaajalised suhted, ütleme ka abikaasade vahel, on, kuidas me hoiame suhet elus, tegelikult me alateadlikult teeme bits for connection, et me teeme väikseid suuseid kompamisi. Kas sa tahad muga öelda, et hüüan su nime või korraks tuleme, naine peseb nõusid ja mees tuleb korraks, teeb õla peale pai ja siis naine, ma see ära sega, on ju. Aga iga kord, kui siuksed nagu ära ütlemised tulevad pisiksed, märkamatud, aga need on nii olulised suhe püsiks. Ja sa täpselt praegu mainisid seda, nii et jah. Ja, olen jõudnud selleni, et tuleb lasta nagu asjadel voolata nii, nagu nad on ja mitte tunda sellist natuke solvumist, mis võib-olla alguses korraks tuli, et kuidas ma oma laps ei taha minuga rääkida. Et aga nii on. Võtta normaalsusena seda protsessi, et täpselt on nagu on. Ja, aga tahaks jõuda ka veel nüüd sinna, et oleme saanud selle lapse ja ilmselt suhteliselt üle käia, mida võiks siis nagu juba eelnevalt teha. Et kui me nüüd oleme keskes ja vaatame nagu pilguga tulevikku ja tegelikult juba oleme teadlikud. Me oleme lugenud, kuulanud, teame, et kõikes, võib-olla ei ole õige öelda, kõike saab muuta, aga paljusid asju saab muuta. Siis hea meelega tahakski neid asju teada, et
mida me saame nüüd täna Riinuga meie selles eas enda heaks ära teha, et meie vanaduspõlv oleks lihtsalt nii helge, et me oleme selged, kirkad ja meie veel soovime, füüsisest me ei hakka hetkel rääkima, sest me soovime ikkagi 80-selt oli mäge vallutada veel kindlasti. Siis kui me hakkasime triatloni tegema, siis ma vaatasin Hawaii triatloni ja seal tuli ette, et kõige vanem, kes on teinud Hawaii triatloni, naine oli 82 ja mees oli 84. Wow. Ja siis ma tegin, ma tahan ka sellises eas. Ma tahan ka jälle see silm säras, nagu võttis nagu tummaks jälle, mõtlesid natuke, ma ikka tahan ka olla sellises eas, et ma olen sinna võimeline. Mul on sinna minna 30 aastat. Mis ma need järgmised 30 aastat siis tegema peaks, et sinna jõuaks ja pluss natuke veel peale, sest nali jätkub ju ka peale seda. Mulle esiteks meeldib, alustame sellest, et ütleme siis mul on see aju raudvara, tarkvara, raudvara on siis ütleme, mis sa füüsilise kehaga saad teha, aga raudvara ja tarkvara on siis ütleme psühholoogia, see mõttemaailm. Mul on olnud võimalus ütleme USA pooles, mu enda mentor Joseph on ju, ta on 72 nüüd me saab. Kui sa vaatad, aga sama ma tajun teist, et aega ei ole nagu olemas. Kui sa ei võta, et esimene asi, et sa ei võta seda uskumust sisse, mis võib-olla ühiskond tahab peale suruda, et nüüd võta, ma käisin ühel seminaril ja kuulasin, et hakake nüüd otsima ühekordset elamist, sellepärast, et te olete 60 nüüd. Ja siuksed asjad, ma suu lahti, sest ma olen ju näinud, ma olen õppinud koos naistega, kes on 80, mul on lapselapsed nüüd suured, nüüd ma hakkan oma äri tegema ja täiesti nii. Ehk et vanust pole olemas, sina ise enda sees oled ju ikka sina. Ära võtagi muud vastu. Natukene ütleme see masin, see kest, millega sa siin liigud, on paar mõlki rohkem, aga need saab välja siluda, on ju. Aga kõik saab alguse sellest, kui ma olengi näinud, et see mõte mõjutab füsioloogiat otseselt. Siis mis mõtteid sa mõtled, on ju. Tea, mis sa tahad ja julge unistada, et tegelikult ka, et ei ole nii, et nüüd sa oled selles vanuses ja nüüd on niimoodi, hakkab alla käik või midagi ei ole, on ju. Saad otsustada teisiti ja otsid tõestust maailmast. Otsid neid inimesi, vaatadki Instagram, ma ei tea, Google on täis need siuksed ka 80 aastaid täpselt nagu maratonijooksed, keha ehitajaid seal fitness inimesi, et on võimalik. Ja otsustada ära, et see on see, mis ma tahan. Ja siis hakata siis ütlema ajutervise võtmes, kui olitsema hakata on trenn. Ehk et see sama valgeainet ka juurde tekitada, hallainet on ütleme 120 kuni 300 minutit nädalas võiks teha aeroobset trenni. Aeroobika on eriti hea, kus juures veel kõik, mis on koordinatsiooni harjutused, aktiveerivad neuroplastilisust, treenivad aju ka. Ja süda natuke kiiremini tööle, et toetab südant ka. Samamoodi, et oleks siis jõutrenn sees, et kas või kodus mingite hantlitega või oma keha raskusega on ju. See võiks olla kindlasti üle vaadatud, siis vaadata seda, et ei söö neid tühja süsivesikuid ja see veresuhkur ei kõiguks, et ikkagi valgukogust, kvaliteetse valgukogust tõsta, magusainet, keemiat ja neid toidulaadseid asju vältida. Ja ma vuristan kõik ette, aga ütleme niimoodi, et esimesest ühest asjast alustada, mis toimub kõige lihtsam on võib-olla see sama, et otsustada enda jaoks ära, et ainuke jook inimese jaoks on puhas vesi. Me ei joo oma kaloreid ja ma ammugi suhkrulisi asju ei joo. Et kui me räägime smootist, nagu sa ütlesid, see on ikkagi toit, on ju, ja supp on toit. Sellised asjad juba aitavad, siis et nüüd neuroplastilist neurogeneesiga aktiveerida, alusta näiteks sellest, et sa võtad õhtul, kui sa parema käelini ja sa vasaku käega hakkad hambaid pesema. Teed vastupidi midagi ebamugav, väike asi. Õpi mõne pilli mängimine ära, mõni võõrkeel. Ja ma ise nüüd olen hakanud õppima ja täiesti kõige raskem asi, mis ma olen õppinud, on golfimäng. See on müstika, kui keeruline see on, nagu mis seal kõik peab. Selgita, kuidas see protsess toimib, et mis see siis juhtub, kui ma hakkan nüüd mina siis parema käega oma hambaid pesema, et mis siis juhtub minuga, mis ta teeb ajus? Ehk et sa võtad mitte dominantse käe, sa paned, esiteks ajul on ebamugav, ta peabki uut võrgustikku arendama, kasutama hakkama ja kui sa teed siukseid koordinatsiooniharjutusi, siis mõlemad ajupoolkerad hakkavad oma vahel paremini suhtlema. Kui sa mõlema käelisust harjutad, siis ajupooled hakkavad ka oma vahel paremini suhtlema. Ehk seoseid ühendusi, mida rohkem on ühendusi, see on, ma ei saa seda eesti keeles öelda, müeliin, jah. Kõik see on ju, hoiad seda elus, täpselt seda hallainet, valgainet tekib juurde ja väga lihtne nipp, kuidas otsmikusagara tööd, tihendad otsmikusagarat, valgainet, hallainet juurde ja emotsionaalset ajus on maha raustada, on meditatsioon. Ja kes ei ole mediteerinud, mida analüütilisem on aju,
ja inimene, seda raskem tal on võib-olla mediteerida, aga on armastuse lahkuse meditatsioon on nii lihtne, see on aamekliinikutest, mõõdetult vähendab migreene, valuaistinguid kehas, tekitab halle valgeainet juurde, väga lihtne. Istud, võid silmad lahti, silmad kinni mediteerida, ei ole tegelikult vahet ja siis ütled kõigepealt ise endale, et olgu ma rahul, olgu ma õnnelik, olgu mul kõik hästi. Siis mõtled kellegi peale, keda armastad, ütled sama, siis mõtled võib-olla poemüüja naabri peale, kelle suhtes oled neutraalne, olgu ta õnnelik, olgu ta kõik hästi, on ju. Ja siis mõtled kellegi peale, kelle peale pahane, pettunud, vihane, mis iganes ja soovid talle südamest head. Ja see treenib aju ja tekitab halle valgeainet juurde. Ja muuseas ma kordan, vähendab migreene, valuaistinguid ja kõike. Väga huvitav. Kas nüüd sellised asjad nagu, mina olen oma emale siis, ma kogu aeg soovitan talle midagi, mida ma kuulen, et kuidas siis treenida oma mälu ja aju oleks paremas seisukorras, et mida soovitakse need ristsõnade lahendamised. Selleni me jõudsime, kus see tal ei sobi. Mina ütlesin, et keeleõppe, et kuna meil on turismitalu ja ta vajab keelt, et võiks nagu, et õpi kas või iga päev 5-10 uut sõna lihtsalt nagu ära. Et kas või inglise keeles, mida ta tegelikult nagu oskab, et kas need toimivad samamoodi või kuidas need? Erinevad asjad treenivad erinevad ajupiirkondiga, on ju. Et kui sa räägid ristsõnad või kõnekeskus on ju, või kõneõppimist on siin eespool rohkem, naermine treenib aju. Kui me naerame reaalselt, vaatadki seda stand-up komöödiat või naerad sõpradega koos, ole sotsiaalsem ja suhtle, see treenib aju. Tantsi, värista oma tagumiku, keha koordinatsioon ja tantsimine treenib aju. Ehk et need sama, kui vaatad, mida väiksed lapsed teevad, terved väiksed lapsed, sa jätkad sama, sa ei lõpeta ära, vahet pole, kui vana sa oled, on ju. Toodi just välja, et see kõige varem vananemise ennetav siis asi on leida üles lapselikkus. Ja mitte lapsikus, vaid just see lapselikkus. See kelmikas pilk, mis paljudel vana inimestel näen seda. Ulakus. Et see pidi nii hästi hoidma sind nagu vitaalsena ja hoopis nagu nooremana. Just, täiesti nõus. Mu enda, ma olen palju nüüd mediteerinud siin aastate jooksul ka, mis mu enda arusaam sellest on mängulisus, ma nimetan seda mängulisuseks. See on minu jaoks üks kõige olulisemaid väärtuseid. Ja lisaks jah, tõesti, et see ongi see, nagu Alender ütles, hoia terve eluaja endas lapse rikkumata meelt, on ju. Et see hoiab noorena, kas ta siis aitab ka, siis kõik mõtted on hormoonide tasandil, aga ja see on nüüd minu subjektiivne kogemus, mängulisus on kõige otsem tee hingelisuseni. Ma olen seal ära tajunud, see on nagu üks kõige kõrgemaid ja lapsed on ühenduses kogu aeg. Ja vaata, see on siuke keel, et kui sa seda mängid, saad loomad lastega kõigi ühenduse. Seal on midagi. Tasub igal juhul proovida. Oled rääkinud ka sellest ja enne ka puudutasime natuke, et just selles vanemas eas on ülioluline sotsiaalsus ja mitte üksi jäämine. Et ma tean, et on palju inimesi, kes paraku neil ei ole kas peresid ümber või nad millegi pärast elavad üksi ja nad on kogu aeg üksi. Et kas võiks neile siis soovitada, otsida ikkagi seda kontakti siis kas või, ma isegi arvan, et võib-olla nendes toredates kodudes, eakate kodudes on nagu rohkem sotsiaalsust, eks ju, versus see, et inimene tahab elada kodus, kus ta väidab, et ta on õnnelik, aga ta on üksi. Et mis sa nagu arvad sellest? Seal on, absoluutselt ei tohiks olla üksi. Et aga nüüd, et kus ja mismoodi seda lahendada, lastel on hea need noortekeskused tehtud, et mul poiski käib seal peale kooli, on ju. Aga ma ei tea, võiks vanematel inimestel ka siuksed keskused olla. Ma tean, et Rootsis on ja Soomes on ja ma lihtsalt tean inimesi, kes töötavad sealt, ongi, et lähevad kokku, korraldavad sealt, kokkavad koos, teevad asju koos, et ma ei tea, kas Eestis on ka neid, on Nõmmel on näiteks, suht minu kodu lähedal on Nõmme vanameeste klubi. Siis ma tean, et Pääskülas käiakse koos, Harkus käivad eakad koos, et selliseid kogukondi on, mis on nagu vahva. Kuid samas ma olen ka kuulnud osadelt, et ma ei taha kuskile minna, ma ei tahagi toast välja minna ja see ei ole nagu siuke depressiivne, vaid ma ei taha suhelda. Et tuleb nagu selliseid ütlusi ka, ma kuulen nagu eakalt. Mina ka. Ja ma mõtlengi, et tegelikult kui sa saaksid nagu sellest aru, et see on suht kiire nagu allakäigu tee, et siis võiks nagu ikkagi pingutada natuke,
et kas siis tõesti naabri naisega käia iga päev tiirda juures või öelda, et lähme teeme ühe tiiru, kõnnime, jalutame või noh, et nagu pingutada selle nimel, et aju töötaks paremini. Võib-olla ma alustaks sellest, et hakka muusikat jälle kuulama. Kui sa oled vanem, hakka kuulama uuesti seda muusikat, mis sa kunagi tahtsid, see muusika. Samas see käib ka kuidagi niimoodi, et ma mäletan ka iseenda kogemusest, et mul pidi ka käima raadio või midagi, kui ma kodus olin või telekas taustaks, kuigi ei vaata ka raadio ja ma isegi jäin õhtuti magama raadioga, kuni ma ükseid käipasin, et see, ma siis olen nagu öössel kuidagi ajuga töötab, et siis ma öössiti magama minna, siin olen kuulanud raadiot, aga mingis teatud hetkest saan aru, et mul on vaikustoas. Ja ma mäletan ka, et kui ma tulin lapsena koju või teismelisena, et ema oli kodus või isa oli kodus, et neil oli vaikus ja siis et kõrvad nagu valutasid kohe, pidi nagu midagi käima panema. Aga jällegi nüüd samas eas olles ma ei pane taustaks teinekord muusikat, aga mõnikord jälle panen ja siis otsin siukse tantsuhitid välja, eks ole, ja siis tantsin kodus mõnuga. Võib-olla ma tahaks täpsustada seda, et see muusika panna selles mõttes, et kui ei ole seda tahtmist minna. Et see muusika, see sagedus ja ta ikkagi krutib sind sotsiaalseks. Et kuuled natuke ja siis tunned juba tuju tuleb ja siis on sul lihtsam astuda see samm, otsida kontakti või helistada kellelegi ja hakata juttu rääkima. No siit ka üleskutseid sellistele särtsakamatele vanematele inimestele, et looge need kogukonnad oma külades või kusagil mingis, et nagu tooge need naabrinaised, naabrimehed välja, kes ei astu sealt toast välja muidu. Mis veel? Ma ise tean ka seda ja olen kuulanud sind palju sellest rääkimas, et toeta oma aju toidu lisanditega. Ja. Et mis sa sellest räägid meile? No siin me teame ainu kõik, et omega-3 väga oluline ehitusmaterjal ajule ja üldse rakkudele, mida me toidust piisavalt kätte ei saa, et see peaks olema, iga neuroteadlane soovitab omega-3 peaks võtma lisaks. Kvaliteetne siis multivitamiin, mida võimalikult looduslähedasem ja vähem keemia, seda parem on ju. D-vitamiini tase peaks olema aju jaoks vähemalt, mis on Eesti normid, aga Aameni kliinikutest aju jaoks 100 võiks see tase olla vähemalt, mitte siin on meil 70 või midagi, mis on 75 on Eesti alammäär. Aga et 100 võiks vähemalt olla. Siis B-vitamiin, B12 on une jaoks, uni on üleoluline, seda ma ei olegi jõudnud puudutada, et uni on meie isiklik psühholoog ja lisaks ajul on oma lümfisüsteem, mis aktiveerub ja puhastub ainult siis, kui inimene magab. Et ikkagi see 7 tundi und ja just palju seda sügavat tund on, mida vanemaks jääme, seda olulisem. Ja mis toidulisanditest veel? D-vitamiin, B-vitamiinid, mulle meeldib, et Koshi B-kompleks, seal on kõik koos, et see aitab ärevuse vastu ka, kui D-vitamiin, B-vitamiin on madal, et see ärevuse tase on kõrgem. Ja omega-3, multivitamiin, no siis on juba sellised spetsiifilisemad, ütleme pikaajalisuse, mis on koliini soovitatakse, on ju, seal on, neid on erinevaid palju. Aga see on juba siuke, kes on teadlikum, ta niikuinii uurib, et aga need on siuksed baasasjad, mis võiks olla, ma usun, et ma nimetasin kõik. Tänapäeval on tulnud ka jutuks safran, ka see on hakab ja kurkum ka, ja kurkumi kohta, jah. Safran, jah, naistele on ju, eriti safran aitab silmanägemist, mälu taastada, on ajule hea, on ju, ja ta on looduslik antidepressant. Aga kurkum, see on ka nüüd üks vananemise põhjuseid, see on hea, et sa seda mainisid, mul olekski muidu tulnud meelde. Nagu hammaste peal tekib katt, siis ka ajus tekib katt on ju valgujääkidest ja kurkum tõesti on see, mis lahustab seda kattu. Et need neuroühendused oleks paremad ja aju nii-öelda puhtam, et kurkum on ajule hea. Super, ma praegu jäin mõtlema ikkagi sellele toidule ja minu kogemus, ma ei tea, kust ilmselt paljude erinevate vanemate inimeste juurest on see, et mida nad hakkavad rääkima, on see, et midagi tühi ja ma söön ühe võileiva ja mul on kõik hästi ja nad ei tee nagu süüa enam ja nad söövad nendes, võibolla neil pole ka raha nii palju, et lubada endale, ma ei oska öelda, aga ma nagu näen, et nad kitsendavad tohutult oma toidulaual nagu erinevaid toiduaineid. Et see mulle tundub, et see ka nagu pärsib kõike seda, et sa ei saa nagu enam äkki toitaineid kätte. Nojah, see sõltub, mis see toit on ja ikkagi oma siis kehakaalu, see lihasmassi hoidmiseks ikkagi ta peaks mingi tase olema, on ju. Et lihased just ei kärbuks, et lihased on olulised, aga suhkruid ja neid võib kärbida küll. Aga et seda valgukogust ja kvaliteetset rasva hoida ikkagi. Mina ise pooldan ja ma olen näinud, see on nüüd personaalne, aga ütleme ka teadlased on, et paastumine on hea
ja et ei ole vaja kogu aeg süüa ja ütleme 3-4 tundi enne magama jäämist võiks mitte süüa. Kes on veel siin neid lihasmassi uurijad on öeldud, et isegi 2 toidukorda on hea päevas, mina nagu pigem praktiseerin nüüd jälle seda. Aga see on individuaalne ja eks kokkuvõttes vaadata ikkagi üldfüüsist tervist, et kas lihasmass püsib on ja kuidas, et ja mida ikkagi süüakse. Ja liikumine. Ja liikumine. Ja liikumine, ma just mõtlen, et need vanemad inimesed ei taha väga toast, kes ei taha nagu kellegagi suhelda, nad äkki ka ei liigu. Et tuua selle oma ema näiteks, kes teeb tohutult palju tööd, füüsilist tööd, aga samas ta ei kõnni nagu mitte kusagil järjest, et ta nagu kõnnib seal võib-olla ühe maja vahet, teise teeb nagu raskemaid asju, aga et kogu aeg arutan ka seda, et peaks nagu kõndima rohkem. Kõndima või tantsima, aga no värskes õhus peaks. On need võrdsed sinu arust? Teevad sama töö ära. Mina arvan, et tantsimine on parem isegi. Isegi parem, jah? Aga noh, hea, kui seda saaks värskes õhus teha, kõndimise eelis on see, et sa teed seda värskes õhus on ju mitte kuskil lindi peal. Paneb õues seda aiatööd tehes mussi mängima ja. See oleks väga tore. Sa saad rohkem, sest kui sa tantsid väristad tagumikku, õnnehormoone toodab rohkem, on ju, noh, kõndidest ta on hea, ta põrutab on ju natuke, aga hüppamine on ka väga hea, ajupoolkerad hakkavad omavahel paremini suhtlema, kui hüppad üles alla, serotoniini tootmine soolestikus tõuseb, on ju. Kõike tuleks teha erinevaid asju. Et kehal vaata kõik liigesed tahavad ju eri nurgal liikuda, kõik on seotud on ju ja mitte ainult ühte asja. Ehk kui kõik kokku võtta, siis elada on vaja. Elada on vaja. Südamest rõõmuga lasta kõik see energia. Tantsida, laulda, suhelda, lugusid vesta. Ja seda kuni surmani, eks kuni lõpuni, mitte nii, et mingist hetkest, et ma ei vaja seda enam, muidugi vajad on ja. See on see ütlus, et paljud surevad 4-50-selt, need maetakse alles 80-selt, ärme niimoodi ela, on ju, lähme parem puhu-pauga ja tantsides. No. Aga ma küsin seda pidi ka, et kui me samas nii-öelda ikkagi forseerime seda, et no nüüd ma ei taha küll midagi teha, aga okei, panen selle mussi käima ja tantsin ja siis väristan tagumikku. Kas on okei ka vahest niimoodi, et ma tõmban täna teki üle pea, täna ma ei teegi midagi. Ehk siis võtan selle molutamise, millest ka räägitakse hästi, on ju. Et või okei, lähengi aeda ja viskan seda muru peale pikali ja täna vahet ei ole, et mul seal on tööde nimekiri. Ei, see sundimine. Kui ma kasutan sõna pean, siis mõõdetud keha vallandab juba kortisoli stressihormooni. Ma kasutan mitte pean, vaid ma tahan, valin ja soovin. Et see on teadlikkus, millest me tegelikult sa, nagu, kui sa juba sinna oled jõudnud, siis on just juba kõik juba päris hästi, et sa juba tead, mida sa saad endale lubada. Kõik liigub sinna tasakaalu poole, et lähen molutan ja ma pean molutama, ma pean ka nagu tööd tegema, aga siis on aru saada ka molutades, mis on need domineerivad mõtted tegelikult, mis on see ajend, et kas ma seal siis nagu olen seal upun endasse, olengi ja võib-olla teine, kolmas päev tuleb otsa, on ju, et noh. Või ma pitsutan nende tegemata töödega siin või ma vaatangi, mis kujuga need pilved on taevas. Just, et päriselt lasen minna ja olen, on ju. Aga enda vastu leebe lahke olla. Mulle meeldib see harjutus, et paned käed põse peale endale niimoodi ja siis ütled, et mina olengi see, keda ma terve elu otsinud olen. Väga armas. Komplimendid ise endale, tunnustamised. Tahaks küsida sinu kodulehel olevate nende ajutüübi küsimustike kohta, mis mulle endale väga hakkasid huvi pakkuma, et seal saab mõõta, saab erinevad pakette valida, et miks mul seda vaja võiks olla? Need ajutüübi küsimustikud on ka Aamen kliinikust, et kui Aamen siis vaatab seda on ju tuumatehnoloogiaga seda aju, kes ei saa sinna kapslisse minna seda pilte tegema, siis ta on oma selle 100 000 ajude andmebaasil koostanud küsimustiku, mis on, ta ise ütleb, et see on nagu teine parim asi, mis sa saad teha, et teada saada, kas su aju on tasakaalus, mis piirkonnad on üle või alaaktiivsed. Ja seal aju.ee lehel, et sa saad võtta selle, vastata küsimustele, ükskõik mis paketi sa võtad, sa võid kõige selle lihtsama võtta. Et siis küsimuste põhjal annab sulle raporti, et näed, sul on näiteks, kas sul on otsmikusagara töö on, värsitud võib-olla on ATH natuke, või siis hoopis sul on limbiline süsteem üleaktiivne, emotsionaalne nutuhood seal on ju, ja mis sa siis teha saad. Et vastavad siis sellele su küsimuste tulemustele, ta annab siis raportis, et näed, võid siuksed toidulisandid võiks sulle sobida või siuksed teraapiavormid või tee seda. Ehk siis nagu, kas ma saan õigesti aru, et eesmärk on siis kuidagi tasakaalustada, et sa saad teada, mida on vaja tasakaalustada ja siis saad soovitused ja siis võiksid neid järgida, et see oleks nagu eesmärk. Just. Et näiteks ongi, kui kellelgi on nutuhood ja tahab ennast sotsiaalselt isoleerida, siis on hea teada, et tegelikult see on okei, ilmselt sul see limbiline süsteem, emotsionaalne ajus on üleaktiivne, siis sa saad vaadata, mis sündmused su elus on olnud. Ja siis ta ütlebki sulle, et noh, et kummel ja lavendel päriselt võtta nagu õhtuti nusutad ja sul need nutuhood kõik vähenevad.
ise selle läbi teinud, leinaga, mis iganes, et see annab nagu teadmise, et suga ei ole midagi valesti ja sa saad justkui aru, miks see midagi on ju. Ja siis sa teed neid asju ja liigud sinna tasakaalu poole. Või siis, kes on üle motiveeritud, nokib oma küünenähkasid ja närib küüsi ju. Ja töönarkomaaniale võib-olla kalduv, et siis ta saab sealt ka aru, et okei, mul basaalganglionid on üleaktiivsed, ma teen nüüd midagi, ärevuskeskused lähevad rahulikumaks ju. Siis mul postinud seda titest saadik kuni tänaseni, et seal on siis ilmselt ajuga mingi seose. Basaalganglionid on üleaktiivsed, jah. Huvitav. Et seda saab natuke siis vaadata. Ja pakett on täpselt niimoodi, et on see kõige lihtsam, seal on mingi paar retseptikest kaasas, kes tahab mingisugune juhis, või siis see suurem pakett on, siis tuleb see terveks eluks terve aju siuke videosalvestustega kursus siis, mis see siis täpselt räägib lahti asju ja et iga ühe valik. Kas on midagi, mida me ei ole puudutanud, mida sa tahaksid veel öelda? Sest aeg hakkab meil otsa saama. Mulle meeldib, me oleme päris palju ära katnud ja mulle meeldib see, kui me räägime, mis mul tulevad on ju need oma seosed, millest neid infot on nii palju peas. Unest me vist küll jah tõesti ei rääkinud. Unest ma põgusalt mainisin, et see on oluline ja et magada. Ja siis sama Riinu ütles, et safran on ja aitab ka unega kaasa. Ma ei olegi, ma arvan, ma olen niisugused põhilised võtted ära maininud. Tahaks öelda võib-olla jah, et enda vastu leebe olla ja tegelikult me kõik tahame lähedust ja armastust ja ütleme, kui me saame lähedust ja armastust, siis juba ajutervis on ka parem, sellepärast, et kui me otsime armastust positiivses mõttes, anname seda, siis me juba teeme paremaid, õigemaid valikuid on ju oma ajutervise jaoks, et võib-olla see. Ma usun, et meie kuulajad said väga-väga palju targemaks, aga nüüd, kui kellelgi tekkis selline soov, et ta tahaks nagu väga detailselt ikkagi tegeleda, et kas sina personaalselt siis ka coachid seda ajuga töötamist? Piiratud arv kohti coachingule on ajutervisel on sisering, kus inimesed tulevad siis paar korda kuus juba 2 aastat kokku ja me räägime seal, teeme videosalvestuste hulka, mis 40 seal juba erinevate teemadega tagatoas seal. Ja ühtlasi ettevõtetes ma olen viimasel ajal iga kuu siin käinud koolitamas ja rääkinud neid tööriistu, et just praktilisi võtteid. Et sind saab kutsuda ka ettevõttesse? Just. Väga huvitav. Hästi põnev. Aga mina leidsin tänasest kohtumisest meile Angela ühe väljakutse, kus me saame oma aju veel lisaks kõigele, mis me muud teeme, siis ka natuke motiveerida. Ehk siis, kui me läheme aasta lõpus, läheme Itaaliasse Prosecco maratonile, siis me õpime selleks ajaks itaalia keelt, basic'ut, niimoodi, et me saame mingidki asjad, kas või söögi tellitud restoranist või siis midagi tehtud itaalia keelest. Vastu võetud challenge. Super mõte, super. Sissi. Väga lahe. Aitäh sulle, Eveli, aitäh, Riinu. Mul on väga hea meel, ma olen nii palju targemaks saanud ja see oli äärmiselt mõnusalt veedetud tund. Mul oli ka väga tore teiega koos luua, aitäh. Aitäh. Ja head kuulad, järgmise korrani, aitäh, et olite meiega.